Tervitused taas ÜFU Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina ise olin ÜFUga vahetusõpiline Belgias ja täna istub minuga siin ÜFUkas Kista Kallavus. Kista elas tänu ÜFU Eesti organisatsioonile aastal 2011 kuni 2012 vahetusõpilasena Norras. Pisut enne seda oli ta koos oma Eesti perega ka vahetuspereks Saksa õpilasele Tardanile. Peale oma vahetusaastat on Kista olnud aktiivne ÜFU vabatahtlik nii Eesti kui Norra ÜFUs. Ja Norra ÜFUs just tänu sellele, et peale oma vahetusaastat naasis ta Norrasse ja elas seal veel 5 aastat, kuni COVID-kriisi alguseni, mil ta jälle kodumaale naasis. Vahepeale jäi veel vahetusüliõpilasaeg Ghanas, peale mida kirjutas ta Tartu Ülikoolis magistritöö teemal Lääne-Aafrika kultuuride õpetamisest läbi kirjanduse. Norras käib ta ikka veel pea igal aastal, sest oma vahetuspere ja vahetusaastalt saadud sõpradega suhtleb ta siiani väga tihedalt. Tööalaselt on Kista rööprähkleja ja elunautija. Ta on töötanud pikalt Boltis, on paberitega lumelauainstruktor ja avatud ka uutele väljakutsetele. Tänases saates me räägime sellest, mida mäletab Kista oma vahetusaastast, kuidas see tema edasisi tegemisi ja mõttemaailma on mõjutanud ja mida ta mäletab ka vahetusõeks olemisest. Ja saate teises pooles räägime natuke ka tema Aafrikas õppimise ajast. Tere, Kista! Mul on hea meel, et sa siia tulid. Tere! Aitäh kutsumast! Nii, kõigepealt ma tahan sult küsida selle suure laia küsimuse, et miks sul üldse oli vaja vahetusaastale minna? Mida sa täna ütleksid, et mis see sulle andis? See on nii raske küsimus tegelikult. Ma olen pärit hästi väiksest kohast ja ma mäletan nii hästi, kui ma esimest korda nägin sõna vahetusõpilane või vahetuspere, siis mina arvasin, et see on selline linnaperede, linnakoolide asi. Ehk siis ma nägin kohe, ma teadsin, et ma tahaksin minna, aga ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. Ja siis tuli välja, et tegelikult see ei ole ainult Tallinna ja Tartu asi, vaid see on üle terve Eesti. Ja ma ei tea, mind kohe lihtsalt tõmbas see, et nagu minna kuskile mujale, kogeda uut kultuuri, õppida nagu mingit teist keelt, lihtsalt saada välja sellest väiksest külast, kust ma pärit olen, et see oli kohe, mingi asi seal lihtsalt tõmbas mind, et ma arvan, et ma olen lihtsalt selline inimene, kes tahab kogeda ja teha kõike nii palju kui võimalik. Okei, aga enne kui sa Norrasse läksid, siis sul oli endal vahetusvend Tardan. Kuidas tema sinu pere jõudis või kumba pidi see nüüd juhtus kõik? Tegelikult oligi see, et ma olin vist 12 aastane, kui ma kuulsin vahetusõpilasest või üldse vahetuspereks olemisest, siis ilmselgelt ma olin natuke liiga noor. Siis ma rääkisin oma pere ära, et võib-olla ma võiks olla vahetuspere, võtta nagu tuua maailma oma koju. Ma ei tea, kuidas mu vanemad sellega nõusse jäid, aga kuidagi nad jäid ja siis mina ütlesin kohe, et ma tahan venda. Siis oligi, mina käisin 9. klassis, Tarand tuli meile, käis 10. klassis ja see valik oli enam-vähem selline, et kuna mina tahtsin nii väga omale venda, siis me lihtsalt valisime nende nagu poiste hulgast, kes Eestisse tol aastal tulid, kuidagi jäi siis Tarand nagu sai valituks ja see oli, ta sobis meile perre nii hästi, me suhtleme siiamaani, ta saab minu ema ja isaga väga hästi läbi, et see oli lihtsalt nagu nii tore ja ollagi vahetusõde ja näha selle inimese ja selle teise nagu välismaalase kogu seda aastat kõrvalt oli päris huvitav. Okei, ma pean vabandama, et ma ütlesin talle Tardan. See on okei. Nii, aga mis mulje sul jäi siis, kui sa nägid kõrvalt, sa olid ta vahetusõde, mis ootused sul oma vahetusaastale sellest tekkisid? Kas tekkis üldse midagi? Mul võib-olla otseselt ei tekkinud, pigem oli see, et ma mäletan, kui meil oli ELO ja seal räägiti, et sellest vahetusaasta, kuidas see tavaliselt läheb, et sul on see nagu honeymoon phase ja siis tuleb nagu jõulude ajal see mingi veits kukud alla ja siis läheb kõik paremaks. Ma panin kohe selle pildilt kokku ja ma sain aru, et tõesti Taranil oli samamoodi, et see on nagu hiljem võib-olla tegi selles mõttes lihtsamaks, et ma teadsin, et ma olin ju näinud kõrvalt, et sa tuled välja sellest august tavaliselt
et selles suhtes tol aastal, kui ta tegelikult Eestis oli, siis me ei olnud väga suured sõbrad. See lõppes sellega, et põhimõtteliselt me ütlesime üksteisele tere hommikust ja head ööd, aga me väga palju ei rääkinud. See oli võib-olla ka selles, et mina olin ikkagi 9. klassi, tema oli nagu 10. on ju, et seal on tegelikult see põhikooli ja keskkooli selline väike vahe, eriti sellises väikses koolis, kus kõik teavad kõiki. Et minu sõbrad ei olnud tema sõbrad, et selles suhtes sealt tulid sellised väiksed vahed, aga ma mäletan seda hetke, kui me siis ta Tallinnasse tagasi tõime ja ta hakkas siit Jessile minema ja siis ma ei suutnud nutmist lõpetada. Ja siis, kui ta külla tuli, minu arust ta tuligi äkki pool aastat hiljem, jõulude ajal või niimoodi tuli külla Eestisse, siis me olime instantly parimad sõbrad. Et see ongi siuke nagu õige tiineka õe-venna suhtlus, vaata, et veits nagu otseselt ei saa läbi, aga tegelikult nagu bondisite ja kasvasite väga kokku selle aastaga, et see oli lihtsalt selles mõttes võib-olla natuke huvitav. Ja armas, et see distants aitas täiega kaasa pärast. Jah, nii oli. Et me siiamaani suhtleme, me ei ole teda nüüd pikalt näinud, aga ta lubas sel aastal lõpuks jälle Eestisse külla tulla, nii et ma loodan, et ta seda teeb. Et selles suhtes ma ikkagi kutsun teda vennaks, me räägime eesti keeles. Temaga on alati väga tore rääkida, sest tema jaoks see eesti keele släng, mis oli 2090, ta kasutab seda sama slängi. Mis seal näiteks olid mõned sõnad? Ma vist ei oskagi niimoodi nagu näiteid otseselt tuua, aga temaga rääkides nagu tulevad mingid sellised, mingitest situatsioonidest tulevad välja need sõnad. Appiga naljakas, ma ei kujuta ette praegu mingi emo ja mis sõnad siis olid ilmselt, aga... Ja umbes nii, jah. Kui ta kirjutab mulle midagi, siis ma kindlasti annan teada, mis need olid. Okei, ja siis tema läks ära ja sul oli ikka veel mõte ja tung, et võiks ikka ise minna. Kuidas sa selle peale tulid, et Norrasse just minna? Ma tegelikult jõudsin Norrani ka väikse ringiga. Minu esimene valik oli Jaapan. Tähendab, mina käisin valimispäeval, kui ma olin 14, aga ma tegelikult läksin vahetusaastale siis pärast 10. ma olin 16. Et minu esimene valik oli Jaapan, sest ikkagi minul nagu väga paljudel teistel ilmselt võimalikult kaugele, võimalikult erinev, kõik. Ja minu tädi ütles mulle umbes niimoodi, et kuidas sa seal Jaapanis oma arust hakkama saad, et nagu põhimõtteliselt, et vaata ennast, sa oled nagu laud, on ju, sulle meeldib inimestele otsa vaadata, sa ei ole väga viisakas, sellest tiinekana, kes ikka meist väga viisakas on, et kuidas sa seal Jaapanis oma arust hakkama saad, ja siis ma ütlesin, et ei, ma saan kõigega hakkama. Ja siis ka mu vanemad ka väga nagu just õnnelikud ei olnud, et ma kuskile ülikaugele tahan minna. Ja Euroopa valik tegelikult tuli sellest, et ma sain ÜFU poolt stipendiumi. Stipendiumi sain siis, kui ma valin Euroopa riigi. Ja kohe, kui ma selle kirja sain, et ma sain stipendiumi, aga siis, kui ma lähen Norra, ma mäletan seda hetke nii hästi. Ma kõndisin oma toast trepist alla, ma nägin oma ema elutoas, ma ütlesin, ema, ma lähen Norra. Siis ta ütles, et oota, millest me praegu räägime? Ja siis ma selgitasin, et ma sain stipendiumi ja ma otsustasin, et ma lähen Norra. Siis tuli mingi, et okei, sa pole mitte kunagi mitte sõnagi Norrast rääkinud, et kust see tuli ja siis ma ütlesin nagu, et ma tegelikult ei teagi, kust see täpselt tuli, aga ma teadsin, et see on nagu õige valik, et ma ei ole väga suur saksa keele fänn, nii et selles mõttes kõik saksakeelsed riigid jäid minu jaoks välja. Ma samamoodi Soome, Rootsi olid liiga lähedal, aga Norra keelest ma ei teadnud põhimõtteliselt mitte midagi, ma ei teadnud Norrast peaaegu mitte midagi. Peale selle, et seal on väga ilus loodus, ja siis minu selle 15-aastase peas see kõik oli nii loogiline, et ma lihtsalt lähen sinna. Sinna ma läksin. Wow, okei, päris äge. Lihtsalt tuli see mõte ja tundub, et see ikka kandis siin, on päris palju sidunud siin Norraga ikkagi. Jah. Okei. Aga kui sa täna vaatad tagasi sellele oma vahetusaastale Norras, siis millised 3 sõna või fraasi iseloomustavad sinu jaoks seda aastat kõige rohkem? Oi. Ma arvan, et esimeseks kodutunne, sest minu jaoks on Norra kodu. Siiamaani, kui ma tagasi lähen, siis lennukiga sa maandud ja mul on kohe see, et
on kodus et Norra on kindlasti kodu minu jaoks. Seda on ilmselt kui paljud teised maininud, aga sõbrad kogu eluks, nii Norras, nii teised vahetusõpilased Norras, kui teised vahetusõpilased Eestis, üfukad, et nagu sa saad selle kogukonna, mis nagu kandub aastast aastasse elu lõpuni ilmselt, et need inimesed on siiamaani minu jaoks olemas. Ja ma võib-olla mõtlen, et selline julgus üksi olla, et Tiinekana, jah, selles mõttes, et on väga selline kogukond, et sa tahad olla nagu mingi grupiliige, üksi asju, mis iganes asju teha on suhteliselt raske ja ma tunnen, et nagu vot see julgus, ala ma käisin mingi üksi kuskil kohvikus söömas, ikka nagu jalutasid mingi hetk üksi, et mul on väga suur, mu pere oli ideaalne, mu sõbrad olid ideaalsed, mul läks kõik väga hästi, aga sa ikkagi tegid palju rohkem asju üksi, kui ma varasemalt olin seda teinud. Et ma nagu arvan, et see julgus, et ma saan üksi ka kõigega hakkama, mida ma tahan ja tahan teha, et see tuli ilmselt vahetusaastalt. Esimeseks ütlesid kodutunne. Kellega sa üldse elasid seal? Kes tegid sulle, lõid sulle selle kodutunde ja kus sa elasid? Ma elasin sellises väikses linnas nimega Steinkjer. See tol ajal oli Nord-Trøndelag, Põhja-Trøndelag, mingil ajal Põhja- ja Lõuna-Trøndelaagid lükati kokku, nüüd see on üks suur Trøndelag. See on tegelikult suhteliselt Norra keskel, tähendab, see on Norra geograafilises keskpunktis, see geograafiline keskpunkt oli vist 12 või 20 kilomeetri kaugusel Steinkjerist, nii et geograafilises keskpunktis. Mul oli peres, minu vahetuspere oli vahetusisa, kes oli tegelikult rootslane, vahetusema, kes on Põhja-Norrast pärit ja siis minu väike vahetusõde, kes kui mina sinna läksin, oli 6, sai 7, sest mina olin 16, sain 17, meil on täpselt 10 aastat vanuse vahe, meil on mõlemal detsembris sünnipäev ja see on nii naljakas, sest ta sai nüüd 20. 21, okei. Et ma olen näinud teda nagu sellest läbi kõikide nende faaside. Ja nad on minu pere. Nad käisid mul 2 aastat tagasi lõpuks Eestis külas. Ma näen neid peaaegu iga aasta. Kui ma ka hiljem Norras elasin, siis ma elasin Trondheimis, mis on päris lähedal Steinkjerile. Nii et ma reaalselt istusin reede õhtul rongi peal, et lähen koju vanemate juurde, et siis ma käisin nädalavahetuseti neil külas. Et see kodu ja kodutunne, et nemad on väga suur osa sellest, miks ma üldse ennast Norras nagu nii koduselt ilmselt tundsin. Ma õppisin oma vahetusperelt väga palju. Ma õppisin näiteks seda, et minu vahetuspere oli selline, kes kui me õhtuti telekat vaatasime kõik koos ja tuli reklaamipaus, siis nad panid nad panid teleka nagu mute'i peale ja arutasid omavahel, rääkisid. Nagu filmi üle või mingi suvalise asja üle? Kas filmi või siis mingi suvalise asja või siis lihtsalt nagu nad nagu rääkisid omavahel kõigest avatult ja ausalt. Ja ma arvan, et see on väga suur õppetund, mis ma neilt olen saanud ka oma edaspidiseks eluks, et nagu sul on midagi öelda, siis ütle seda. Et selles suhtes see oli minu jaoks selline lightbulb moment, et ma ei pea vaatama reklaame ja kuulama, vaid ma võin rääkida inimestega enda ümber, et see oli vähem. Kas sul mingi hetk tekkis juba see tunne, et ma tahan ainult selle pärast nendega telekat vaadata, sest seal tekivad need rääkimispausid? Veits küll jah, et meil oli, Norras on paar sellist saadet, nagu, mida me alati vaatasime koos. Tol ajal oli üks selline, kus on põhimõtteliselt need inimesed, kelle perekonnad või nagu ala vanemad vanaisad on sõja ajal pagenud nagu Norrast Ameerikasse ja siis nad tuuakse Norra tagasi ja siis nad teevad nagu igasuguseid huvitavaid Norra kultuurilisi asju. See eriti vahetusaasta alguses oli ideaalne programm, mida vaadata, sest see on pooleldi inglise keeles, pooleldi norra keeles. Et selles suhtes ma õppisin sealt väga palju, pluss oli nii tore näha neid nagu kultuurseid Norra asju, mida nad siis õppisid ja tegid, et ala mingi käisid suusatamas ja siis nad vist lüpsid lehmi kuskil, et mingid siuksed asjad. Ja see programm oli küll, et tõesti tekkis see hasart, et kohe kui reklaamipaus tuli, me panime teleka nagu vaikseks ja siis me rääkisime sellest programmist, et mina sain õppida väga palju norra keelt, vahel
seal olid ka mingid sellised kultuurilised asjad, mille kohta ma sain nagu küsida, seal oli väga palju nalja, noh, sest ikkagi ameeriklased Norras on ju, et mida nad kõik teevad ja söövad ja proovivad, et see oli väga lahe, et see on kindlasti selline tore mälestus mul oma vahetusperest. Päris äge. Mis veel su igapäevaelu seal kirjeldas, kus sa koolis käisid ja kuidas sa sinna jõudsid? Käisin Steinseris koolis, väga suur kool ja see on väga suur kool ka sellepärast, et Norras vähemalt see gümnaasium, see on koos tegelikult nii-öelda kutsekooliga. Okay. Et sa õpid seal, sa võid valida omale suuna, seal on mega palju suundasid, mina siis olin selles nii-öelda õppimise nagu sellel ülikooli track suunal on ju, siis seal olid inimesed, kes õppisid mingid spordisuunasid, naha mingit asja, et noh, kui tahad ülikooli saada mingi arstiks minna, et siis olid seal, ma ei tea täpselt, seal on nii palju asju. Ja siis oli väga tore see, et seal olid ka inimesed, noh, kuna see on ka kutsekas, siis kes õppisid kokandust. Ja need kokandusõpilased väga tihti tegid siis lõunaks seal mingid šokolaadikooke ja Norra pollesid, mis on siis sellised saiakesed. Ja siis nad müüsid neid hästi odavalt. Nii et lõunal oli vahepeal see, et me saime nagu mingid šokolaadikooki ja värsket saiakest, et see oli mega äge. Mõnus. Aga jah, see oli hästi suur kool, mina käisin enamasti koolis bussiga, mul läks suht kodu lähedalt buss kesklinna ja siis mul oli valida, kas ma nagu lähen koolibussi peale või siis ma kõnnin 20 minutit, 25 minutit. Talvel ma läksin koolibussiga, aga sügisel ja kevadel ma jalutasin, sest noh, see oli nii tore nagu jõe äärt mööda selline hästi mõnus hommikune jalutuskäik ja nagu koolist koju samamoodi ma enamasti jalutasin kesklinna ja siis sealt läksin mingi bussiga või siis vahel oli mu vahetusema või vahetusisa nagu täpselt lõpetasid oma tööpäeva, ma sain nendega autoga kas siis nagu kooli või koolist koju, et siis mul selline ei olnud mingit 5-meetrises lumes sumpumist. Kõlab hästi. Mingi mägede vahelt sa ei pidanud ka minema kuskil fjordidest läbi? Ei, õnneks mitte. See oleks päris naljakas. Kui sa ütlesid, et sina olid selles trackis, kus sa said nagu keskenduti ülikoolile, kas seal siis lihtsalt kaardistati või olid kõik erinevad ained nagu Eestiski või oli midagi väga erilist ka? Mul oli hästi palju selliseid valikaineid tegelikult, et mul oli nagu valikut, aga minu puhul oli selline tore asi, et mind alguses pandi nii-öelda 10. klassi, ehk siis ma olin endast aasta noorematega ja siis ja pluss minu klassis oli veel üks teine vahetusõpilane. Ma ütlesin kohe mingi esimesel või teisel päeval sellele õppeala juhatajale või kes iganes seal oli, et ma arvan, et see ei ole hea idee. Esiteks, ma olen 10. klassis käinud, teiseks 2 vahetusõpilast samas klassis. See ei ole vajalik ja see ilmselt ei ole ka hea, sest me hakkame omavahel liiga palju bondima, mina tulin siia nagu kohalikega bondima. Ja see lõppes siis sellega, et ma rääkisin selle õppeala juhataja ära, ma sain klassi vahetatud, mind pandi siis ikkagi nii-öelda Norra mõistes teise klassi, sest noh, neil on gümnaasiumi osa on 1., 2., 3, ehk siis meie mõistes 11. oma vanustega ja see esimene päev, kui ma klassi vahetasin, oli meil pildistamise päev, ehk siis klassipilt tehti niimoodi, et mind lihtsalt veeti sinna kohale, öeldi mingi tere, see on teie uus klassiõde, võtke ta ka pildile. Ja ma mäletan, et see Norras on vähemalt minu koolis oli see klassipiltide tegemine oli niimoodi, et igal klassil oli mingi teema, et nad ise valisid mingi teema ja mul nii vedas, et ma olin tol päeval pannud mingi lillelise kleidi selga, sest meie klassi teema oli puhkus. Need inimesed olid seal ka nagu mingi värviliste riietega või nagu shortsidega, üks kutt oli reaalselt nagu mingi kalipso ja siis nende lestadega ja nende ujumisprillidega. Et see oli täpselt siuke, et ma nagu sobitusin õnneks sinna pildile sisse, et ma ei olnud nagu täiesti out of it, et see oli väga tore ja see oli jah, esimene kord, kui ma oma uut klassi nägin, oli kohe klassipildil. Päris hea, et õigel ajal jõudsid sinna ja täpselt, et sobitusid ilusti. Jah, just. Wow. Aga kust, kui sa läksid selle õppealajuhatajaga rääkima, kus sa üldse selle idee peale tulid või kas sa
või kui sa julguse võtsid, kas sa ei mõelnud, et oi, nüüd peabki nii olema, eks ma proovin hakkama saada või kuidas sa selle peale tulid, et ei, ma ikka valin, et midagi muud või proovin. Kas see oli selle oma vahetusvenna pealt midagi nähtud või lihtsalt see tunduski loogiline? See tundus, pigem oli see, et see tundus minu jaoks ebaloogiline, et ma olen jälle 10. klassis ja et ma olen endast noorematega. Et seal on ikkagi sünniaastate järgi enam-vähem jaotuvad need klassid. Kui mina olen sündinud 94, siis miks ma peaks olema inimestega koos klassis, kes kõik teised on 95. Ja ongi, ma mäletan need esimesed tunnid, mis me tegime, ma olin kõik juba teinud, et ma kõigepealt rääkisin ma nii-öelda klassijuhatajaga ja siis ta ütles mulle, et tema ei saa otseselt midagi teha, et ma võiks kohe minna õppele juhataja ja siis ma lihtsalt võtsin oma seljakotti ja läksin sinna, et tere, ma tahaks muuta, et selles suhtes ma ei olnud hirmus, ma olin juba Norras, et mis seal enam karta selles suhtes. Okei, väga hea suhtumine. Ja kui sa sinna uude klassi läksid ja õppejuhatajatega rääkisid, mis keeles sa rääkisid, kui hästi norrakad inglise keeles üldse suhtlevad? Liiga hästi. Okay. See oli minu vahetusaasta üks suurim nagu katsumus, oli tegelikult norra keelele üle minna reaalselt, sest mina rääkisin väga hästi inglise keelt, norrakad räägivad väga hästi inglise keelt, mul oli üks parim sõbranna, kes minuga aasta lõpuni rääkis inglise keeles. Okay. Mina rääkisin lõpus talle norra keeles vastu, ta lihtsalt vastas inglise keeles, sest tema nägi seda kui väga head võimalust arendada oma inglise keelt ja nagu talle lihtsalt meeldis rääkida inglise keeles. Et selles suhtes see oli raske, ka minu perekond rääkis väga hästi inglise keelt, et mul oli nii lihtne ennast väljendada, ma sain kõigega hakkama, et see päriselt see nagu samm teha, et norra keelt nüüd päriselt rääkida, see oli selline väga raske, sest kohe on see hetk, et aga ma ei saa väljendada seda, mida ma tahan. Yeah. Ma olen ka selline inimene, kes eriti keeleõppes nagu ja eriti keskajal, kui ma olin noorem, ma väga kartsin vigu teha. Ehk siis, kui ma ei räägi seda keelt perfektselt, siis ma pigem ei taha rääkida, et mul on nii palju lihtsam inglise keeles rääkida. Et see oli väljakutse. Aga kas sa said norra keele selgeks ja kuidas see protsess siis käis või kas sa tegid midagi ekstra selle jaoks või? Lõpuks oligi see, et mu norra perekond lihtsalt ütles, et Kista, nüüd me peame lõpetama inglise keeles rääkimise ja me seadsime nagu kindlad piirid, et minul on sünnipäev detsembri alguses, me leppisime kokku, et pärast minu sünnipäeva nemad räägivad ainult norra keeles. Mina võin veel inglise keeles vastata, aga võiks rääkida nii palju kui võimalik norra keeles ja siis pärast uut aastat, et siis me räägime ainult norra keeles. Ja umbes nii tegelikult see läks ka, et jah, et siuke november oli see hetk, kus ma tundsin, et ma tegelikult väga palju saan juba aru, mis mu ümber toimub, ma ei osanud ennast väga hästi väljendada, aga tegelikult nagu selline lihtne ja basic norra keel oli mul juba olemas. Ja see hetk, ma mäletan see jaanuar, veebruar, see edusammud norra keeles, need olid metsikud, sellepärast, et kohe, kui sa veidikenegi hakkad seda keelt rääkima, siis tegelikult sa nagu võtad nii palju endasse, et aasta lõpuks, ma rääkisin puhtalt Trøndelaagi dialekti, Nord-Trenderskit, mida ma enam ei räägi, sest see lihtsalt pärast elades ka see dialekti rääkimine, see veits nagu minu puhul kaob ära, sest ma ei harjuta seda dialekti, ma väga ei kuule seda enda ümber, aga tol hetkel ma rääkisin, ma mäletan, minuga tehti Trøndelaagi siis ajakiri Trøndelaviisa tegi minust ja mu perest ka nagu artikli ja see oli väga ilusti ka kirjas, et umbes, et seda ütles Kista, kes räägib nagu puhtalt sellist tugevat trønderski dialekti. Wow. Et see, ja mul on see, et norra keel on ilmselgelt puhtalt suus, siiamaani norrakad, kui ma kohtun kellegagi räägin, esimene küsimus on, sa oled Norrast pärit, mis sa Eestis teed? Ei, ma olen siit pärit. Aga see dialekt, kas see tähendab, et sa tegelikult nagu õppisid justkui 2 keelt ära, et sa saad nii-öelda selles puhtas norra keeles rääkida, kui seal on siuke versioon, ja siis sa tead ka vastet teises siis dialektis, või dialektis. Ehk siis tegelikult on justkui 2 keelt isegi, jah? Põhimõtteliselt 2 keelt. Pluss siis veel see, et kuna norra ja rootsi keel on väga sarnane, siis ma saan räägitavast rootsi keelest aru ja samamoodi norra ja taani keel, kirjakeelt väga sarnased, nii et ma võin ka taani keelt lugeda, et see on selline, sa lähed ühte riiki, aga tegelikult sa saad nii palju keelt, rääkimata siis sellest, et Norras on tegelikult ametlikult ka 2 kirjakeelt. On Bukmol, mida siis
mina nii-öelda loen, kirjutan, räägin ja siis on niinosk, mida ma proovisin õppida, aga see on veits raskem, et seda ma ei räägi. Seal on mingid asjad, millest ma saan nagu aru, aga seal on ka nii palju erinevaid sõnu ja seda ma ei kirjuta. Okei, sain juba, ma ei tea, mitu keelt siit välja tuli. Aga mis keeles klassis õpingud olid siis? Norra keeles. Okei, üldises norra keeles, jah? Ja. Et norrakad õpivad ise ka niinoski, vähemalt Steinseris, kuna seal, et see niinoski räägitakse pigem selline lääne norra teema või kirjutatakse ja Pukman on siis põhimõtteliselt igal pool mujal. Mina, sest ma räägin, et norra keele tundides me õppisime niinoski. Minu norra keele tunnid olid pigem see, et ma üritasin lihtsalt norra keelt õppida, aga minu klassijuhataja Karin oli hästi tore, ta 2 korda nädalas andis mulle 45 minutit eratundi norra keelt, et ma ikkagi saaks selle keele selgeks, et ma arvan, et ka see, et ma grammatiliselt õige norra keele ära õppisin, et see on tegelikult suuresti ka tema töö. Aga jah, et tema lubas mul alati, ta andis meile nii norra keelt kui ajalugu ja tema tundides ma võisin alati lihtsalt norra keelt nagu õppida ja teha. Et see oli lahe. Aga kooliga ja mul on üks hästi huvitav lugu võib-olla sellest, kuidas ma sõbrad leidsin enam-vähem, see on veits norra keelega seotud. Nee. Et oktoobris oli meil siis mingi 6 nädala kokkusaamine teiste vahetusõpilastega ja see oli Trondheimis ja saksa õpilased rääkisid kõik norra keelt. Okei. Oktoobris. Kas neil oli nii palju lihtsam õppida? See on nii lihtne nende jaoks. Okay. Ja ma mäletan seda, et ma tulin sealt nädalavahetuselt tagasi. Ma olin instantly nagu depressioonis põhimõtteliselt, ma olin nii löödud, sest ma nagu tundsin, et ma olen juba kuskilt mingist asjast nagu maha jäänud. Ja siis ma mäletan nii hästi, see oli esmaspäev, lähen kooli, siis mul on täpselt see, et nagu sa oled just sealt tagasi tulnud, esiteks sa oled neid vahetusõpilasi, mis on alati tore. Ma tundsin, et mul ei ole veel klassis nagu mingid oma sõpru, et nagu okei, ma suhtlen siin, sean kellegagi. Ma mäletan nii hetke seda, kui ma istusin geograafia tunnis, õpetaja pani vist tuled kust on ja siis me vaatasime nagu mingit videot või mingit asja ja siis ma lihtsalt istusin seal tunnis, ma ei saanud mitte midagi aru ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma hakkan nutma, nii et ma jooksin klassist välja lihtsalt lahinal nuttes. Ja siis ma istusin seal kuskil klassi ees, nutsin pingil ja siis tuli üks tüdruk Ingri, küsis mu käest, kas mul on kõik korras, et nagu mis juhtus, ma nagu üritasin talle selgitada, et ma ei saa mitte midagi aru, ma ei oska norra keelt, mul ei ole sõpru, kõik oli halvasti reaalselt. Ja siis Ingri ütles, et okei, aga et tule nagu söö meiega lõunat ja siis nagu räägime edasi. Ja siis ma istusin 4 tüdrukuga sellel lõunal, me sõime oma võikusid koos, rääkisime juttu ja need 4 tüdrukut jäid minu parimateks sõpradeks siiamaani. Wow. Et see oli jah täpselt siuke, et nagu mingi hetk sul on vaja nagu see rõve emotsioon kuidagi välja elada ja siis sa nagu leiad oma inimesed. Et see oli jah väga siuke nunnu. Täiega äge, väga hea lugu. No see on siuke muinasjutuline kaar, et nagu kõik on nagu nii halvasti ja siis järsku juhtub midagi ja kõik läheb hästi. Täpselt nii oligi. Peale kooli, kas sul oli mingid hobisid ka seal või millega sa tegelesid tavaliselt? Ma ütlen ausalt, et ma isegi ei mäleta, et mul oleks nagu väga olnud. Ma käisin, see oli vist kord nädalas, ma käisin laulukooris. See oli asi, mida ma väga nagu tahtsin teha. Nii et ma seal käisin, see oli minu kord nädalas, aga muidu oli enamasti see, et ma nagu me käisime lihtsalt väga palju sõpradega peale kooli, oligi Ingri elas koolist üle tee peaaegu, ta oli kolinud Oslost sinna, nii et ta elas üksi nagu korteris. See oli ka põhjus, miks me tegelikult nii hästi kuidagi läbi hakkasime saama, sest mina olin samamoodi elanud juba üksi Eestis, et selles suhtes me väga tihti käisime tema juures pärast kooli, vaatasime Friendsi, rääkisime juttu, nii tema kui kõigi nende teiste 4 sõbrannaga, kes mul nagu olid. Või siis me läksime kellegi teise juurde õhtust sööma või tegema, aga enamasti oli see, et norrakad söövad alati perega õhtust, nii et enamik õhtuid tegelikult ma olin kodus, me sõime perega koos õhtusööki, ma aitasin neil õhtusööki teha väga tihti ja siis me vaatasime telekat või ma lugesin raamatuid või mingi hetk ma käisin ka ujumas. Ma ei tea, kas ma päris iga nädal jõudsin, aga nii palju kui võimalik, et mul ei olnud nagu mingit kindlat
kindlalt mingit hobi, aga selles suhtes lihtsalt tegin seda, mis tahtsin. Kõlab hästi. Kui te perega sõite õhtusööki kogu aeg koos, kas seal oli mingid tüüpilisi asju, mida norrakad söövad ja mida üldse norrakad söövad? Tähendab, Norras elamisaasta oli viimane aasta minu elus, kui ma sõin liha. Okei, väga märgiline siis. Ja mina ei ole elu sees söönud kala ega mereande. Lihtsalt minus ei ole seda geeni või soond, mulle ei meeldi see meremaitse. Ja minu vahetuspere oli otsustanud, et see oli asi, mida ma ka kirjutasin oma ankeedis, sellepärast, et Norra ja kala, eks. Siis mu vahetuspere oli otsustanud, et nemad panevad mind kala sööma. Ja ma lubasin neile, et okei, ma luban, et ma olen avatud, ma proovin igat kala, mis te mulle ette panete ja ma tõesti proovisin ja mulle lihtsalt ei meeldi, et lihtsalt see ei ole nagu minus. Aga enamasti oligi, me sõime, põhimõtteliselt 2 korda nädalas oli kala, tavaliselt pühapäeviti oli alati kala ja pühapäevad me käisime alati minu Norra vanaema juures, kes elas meist Mäe-Nõlvalt natuke allapoole, et seal täiesti nagu fjordi ääres. See oli siis minu vahetus ema, et pühapäeviti me käisime tema juures õhtust söömas ja ma tean, et pühapäev oli kalapäev, sellepärast, et mina sain alati, ta ostis mul alati poest nagu mingi siukse nii-öelda piruka või nagu siuke nagu pie, nagu soolased ja siis lükkas selle ahju, et see oli tavaliselt minu pühapäeva õhtusöök. Et selles suhtes pühapäevad olid alati kalapäevad, me sõime palju mingit sellist huvitavat tomatisuppi, nemad sõid seda kalaga, mina sõin ilma kalata, aga muidu selline tavaline kartul, liha, salat, ma ütleks, et seal väga midagi erilist on, et ma sõin ka väga erilisi asju, ma sõin näiteks kuningkrabi Norras ja see on vist ainuke mereand, mis mulle kunagi maitsend on. Nüüd siis 11 aastat vegan olles võib-olla ei ole asi, mida meenutada, aga selles suhtes, et seda ma sõin ja nagu väga tihti me tegime mingit kooke, küpsetasime vahetusemaga koos, et šokolaadikook oli minu vahetusaasta selline magustoit, ma arvan. Läbivasi koolis said ka seal neid šokolaadivärke ja kõlab hästi. See on mingi teema võib-olla norrakatel šokolaadikoogiga. Okei, päris hea teada. Muidu on Belgias on šokolaad teema, aga nüüd ma tean, et Norrasse võib ka šokolaadi minna sööma. Ja, Norra šokolaad, üks maailma parimaid. Mis nimeline või üleüldse? Ma ei tea, aga need on kollases pakis. Okei, ma olen näinud neid vist siis. Hästi magusad ja pehmed. Mega hea. Okei, väga hea, ma jätan meelde. Päris hea. Aga kui sa mõtled üldse Norrale, siis millised on norrakad või kas seal juhtus mingeid asju, mis sa mõtlesid kohal olles, et okei, Eestis me küll nii ei teeks, aga no okei, näidake, mis te siis teete või miks te seda teete? Ma mäletan väga hästi ühte hetke, kui selle uue klassiga meil oli mingi väljasõit, me läksime vaatama mingi viikingite, mingi burial ground'i enam-vähem, sest jällegi minu norra keele õpetaja, klassijuhataja, ajalooõpetaja, ta on väga tüüpiline norrakas. Mis see tähendab? Blond, siniste silmadega, viiking, et selline, ja tema jaoks oligi see, et kuna see viikingite mingi matmispaik oli nii lähedal, siis meil oligi bussiga väljasõit, me läksime sinna, kõigil oli kaasas oma lõuna, need pakikesed, sest norrakad söövad lõunaks mitte kunagi sooja toitu, nad söövad võikusid. See on võikuriik selles suhtes. Kõigil olid need võikud kaasas, kõigil oli kaasas quick lunch, mis on nagu KitKat, aga parem, sest Norra šokolaadiga. Et kõigil olid nagu see võikupakk ja siis see quick lunch on ja siis me käisime. Me arvasime kõik, et see on mingi matk, on ju, et mingi küngas, matkame sinna otsa. See oli reaalselt selline väike küngas, see matk kestis 2 minutit enam-vähem. Aga see oli nii lahe ja siis me kõndisime seal metsas veits veel ringi ja siis üks minu sõbranna puudil küsis, et Kista, et sa oled Eestist pärit, et nagu nii tore, et mis on nagu Eesti ja Norra vahe, ja siis ma ütlesin talle, et mitte midagi, täpselt samad. Ja siis ta oli ka nagu, mida see tähendab, et tegelikult täiesti samad. Et selles suhtes ma tunnen, et Eesti ja Norra on tegelikult väga erinevad, aga tol hetkel see oli vist siuke mingi oktoobri algus, et sa oled nii vähe seal olnud ja tegelikult sa näed ainult seda jäämäe tippu, mis ilmselgelt loodus nagu on
sarnane, puud on samad, on ju, inimesed näevad sarnased välja, keel on teine, aga sellised mingid asjad on hästi sarnased. Aga tegelikult need kultuurilised vahed on märgatavad. Ja ma arvan, et eriti nüüd, ma arvan, et see on võib-olla asi, mida ma rohkem kogesin tegelikult pärast Norras elades, aga minu arust norrakate see heaolu ühiskond, see, et minul läheb täpselt nii hästi, kui nagu kõige nõrgemal inimesel ühiskonnas. Et ma tunnen, et see on selline väga, eriti võib-olla väiksemas kohtades, et Oslost tõesti on asjad ilmselgelt teistmoodi, aga selles mõttes, et Steinkjer oli selline väike linn, et seal oli kõik nagu hoolitsesid kõigi eest, et see, sul on alati nagu kuidagi turvaline olla, et sealt võib-olla ka see nii-öelda julgus üksi asju teha, et nagu ma ei tundnud, et midagi juhtub sellepärast, et keegi märkab, keegi on, et see on alati selline tore soe tunne ja millised norrakad on, ma mäletan, ma ei tea, kes see oli, aga ükskord ühel valimispäeval keegi ütles, et norrakad on nagu termosed või üldse Skandinaavia inimesed väljas külm seest soe ja see on täpselt selline, et kui sa norraka sellest külmast väliskihist läbi murrad, siis sa jõuad sinna hästi sooja südameni ja sa saad reaalselt sõbrad kogu eluks. Et ühe korra, kui sa norrakaga sõber oled, siis ta on sinu jaoks olemas terveks eluks. No, kõlab nii hästi, aga kuidas sellest läbi saada, kui sa termos ju katsud, nii kõva asi nagu mingi metallkolakes lihtsalt. On sul mingid nippe? Ma ei tea, ma ütleks, et nagu norrakatele võib-olla meeldivad sellised autentsed inimesed ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, võib-olla lihtsalt räägid, oled sina ise ja leiad oma inimesed, et ilmselgelt iga norrakaga ei saa sõbraks, aga sa pead leidma need lihtsalt oma inimesed, kus iganes tegelikult sa maailmas oled. Et ma arvan, et see on see, mis mind nagu päästis. Jah, see on hästi öeldud. Kas sulle meenub veel mingisuguseid traditsioone näiteks perega või seal sõpradega, et mis te tegite ja mis oli kuidagi Norra moodi, ma ei tea, mingi trollid on Norras on ju teema ja mingi pruunjuust ja mis seal veel on? Jaa, pruunjuust väga teemas. Nad tegid ka vegan versiooni pruunist juustust, mida ma oktoobris lõpuks süüa sain. Ei mäleta, et see oleks maitsenud täpselt niimoodi, aga vähemalt on proovitud. Pruun juust tõesti, seda me sõime ja minu jaoks ongi see kõige suurem traditsioon, on see võileibade tegemine iga hommik. Et sa ärkad hommikul, sa sööd hommikusöögiks võileivad ja siis sa nagu pakid selle maatpakke omale võileivad ja võikud pakitakse paberisse. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda neid paberis võileibasid, mõtlesin, what? Miks sa neid lihtsalt karpi ei pane? Miks on nagu lihtsalt paberis? Ja nagu, see on ju paber raiskamine, see on nagu, miks? Ja ma siiamaani ei tea, miks. Aga aasta lõpuks minust sai super võileivapakja. Mul oli mingi oma tehnika, sest kõigil on oma tehnika, kuidas seda teha. Et selles suhtes, et ma olen teinud Üfu Norraga hiljem ka neid aasta algust seminare, kus uued õpilased just tulevad. Ja siis ma õpetan alati neile, kuidas mina maatpakket pakin. Et see on siuke tore traditsioon ja tore asi, mida õppida, et kõigil on oma käekiri, ütleme nii. Wow, ma seda poleks küll oskunud. Kas võileib on nagu kahepoolne? Kas ta on mingi pagueti vahel või ta on nagu lapik saia leiva vahel ja kas seal on mingi spets asjad, mis kindlasti käivad sinna? See on väga hea küsimus. Esiteks, norrakad enamasti söövad sepikulaadset saia. Nad ei söö päris seda meie leiba, aga nad väga vähe söövad ka valget saia. Valge sai ja seda kutsutakse luffiks, see on lihtsalt õhk, et selles suhtes, et kuidas norrakad üldse nagu üle elavad selle, et nad söövad mingi 2 võileiba lõunaks, ongi tegelikult see, et see sai, mida nad tegelikult kasutavad või see sepikulaatne, see on tavaliselt tumedam, temas on veits rohkem valku, et ta ei ole lihtsalt õhk. Et selles suhtes ma arvan, et see on nagu üks põhjus, miks Norras väga head saiad on. Kuigi need on ülikallid, ma ei tea miks, aga on minu pere väga tihti küpsetas kodus ise saia. See tähendas seda, et nad ostsid selle saia jahu, valmis jahu, lükkasid nagu saia vormidesse mingi 4 tükki korraga ahju ja siis
me sõime nagu seda järgmised mingi nädala enam-vähem või paar päeva pigem. Esimest korda elus nägin seda, et keegi paneb nagu saia peale salatit. Ja, Belgias oli ka mingi, et määrid seda nagu. Jah, mõtlesin, mida? Et nagu käisin poes, vaatasin, nii tore, mingi kartulisalat, Itaalia salat, väga tore, mis on siuke coleslaw moodi, et väga tore. Ja siis ma näen, kuidas inimesed lihtsalt võtavad selle saia, panevad selle salati sinna peale ja siis panevad singiviilu sinna peale. Mõtlesin, et mis asi see on? Belgias ka kusjuures. Ja siis ma õppisin seda niimoodi sööma ja nüüd ma söön ka siiamaani, panen vahel kartulisalatit nagu mingi saia peale. Okei, ma ei pane seda. Ma just võtsin selle endasse ja mõtlesin, et see on nii tore, et see Itaalia salat kalkuni singiga järjekordne, see oli minu nagu lõunasöögi klassika ja võileib on lahtine võileib, mitte see kahepoolne. Üks leib, seal peal on siis tavaliselt kas või Itaalia salat või mis iganes salat ja sinkjuust. Ja siis, kui nad pruuni juustu mina sõin alati nagu vaarikemoosiga ja see on ka nagu siuke lore põhimõtteliselt Norras, et kas moos käib juustu alla või juustu peale. Okei, siuke dilemma. Aga kui ma kodus sõin, siis ma tavaliselt panin juustu peale, aga kui ma maatpakke kaasa tegin, siis ma panin juustu alla, sellepärast, et muidu mul on kõik kohad seda moosi täis seal. Ja, point. Väga praktiline. Väga praktiline. Okei, üliäge. Kui sa täna mõtled sellele aastale Norras ja kogu kogemusele, kas sul on mingi laul, mis sul meelde tuleb, mis sinu jaoks kirjeldab seda aastat ja neid emotsioone kõige paremini või mis sind alati tagasi viib, kui sa seda kuulad? Kindlasti. See on Postiirupigi idüll ja see laulu nimi on idüll ja esiteks mulle tundub, et minu aasta Norras, vahetusaasta Norras oligi idüll. Mul oli kõik hästi, et ma tean, et väga paljudel vahetusõpilastel on tavaliselt mingi selline kogemus, et sul on hea kool, head sõbrad, võib-olla mitte nii hea pere. Või see on vastu, või sul on üli hea pere, aga koolisõprade millegagi on nagu asi paigast ära. Mul oli kõik 100%, kõik oli 100, et ja see laul tegelikult, see on suhteliselt vana, minu juures see bänd on mingi 90-ndatest, nii et see laul on võib-olla ka kuskilt sealt kandist. Ja ma mäletan, et see oli esimene norrakeelne laul, mille ma kuulasin ja ma sain aru, millest see räägib. Et see oli täpselt siuke lightbulb moment jällegi, et ma tõesti räägin norrakeelt. Et see oli jah, see on hästi, hästi südamelähedane mulle see laul. Nii äge. Kui sa tagasi tulid Eestisse, su vahetusaasta sai läbi, siis sa olid aktiivne vabatahtlik üfus. Mida sa sellest ajast väärtustad, mäletad, mis see sulle andis? Sõbrad kogu eluks. Selles suhtes, et kui ma vahetusaastalt tagasi tulin, siis mul oli kogu elu pea peale pööratud. Mul oli vaimselt väga raske, mul oli koolis väga raske, mul oli kui vahetusaastal oli kõik 100, siis Eestisse tagasi tulles oli kõik 0 reaalselt. Et ma tundsin, et samamoodi mind on rebitud ära kuskilt idüllilisest elust, on ju, ja siis pandud tagasi mingisse reaalsusse, kus ma ei tahtnud olla. Et see oli hästi raske ja sellest kogu raskusest tegelikult mul kõige rohkem aitasid üle saada üfukad. Et samad sõbrad, kellega me siiamaani hängime, jutustame, iga aasta jõuludinneril kokku saame, et selles suhtes, et need on inimesed, kes viitsivad elu lõpuni kuulata sinu vahetusaasta seiklusi, nad saavad aru, et nad olid ülisuur tugi mu jaoks, et see üfus asjade tegemine, ma ütlen ausalt, et ma vahel kasutasin üfus vabatahtlikuks olemist nagu sellise pääseteena oma argielust. Ma elasin Tartus tol ajal, ma käisin iga nädalavahetus Tallinnas. Iga nädalavahetus, reedel pärast kooli ma tulin bussiga Tallinna, pühapäeva õhtul ma läksin bussiga tagasi. Tavaliselt ma tegin nädalavahetuseti valimispäevasid, ma näen nii paljusid neid uuema generatsiooni õpilisi, kes on mingi kes ta saab valimispäeva teinud, ma olen mingi, ei mäleta. Et see on, et ma tegin ülipalju valimispäevasid, hängisin üfukate kogu aeg koos, ma olin ka tiimides nendes suuremates üritustel, et tegin tuuri,
mäletan, me käisime, sellist tuur oli selles vanas formaadis, kus sa sõidad autoga ringi, käid koolist kooli. Ma käisin ka seal, üliäge. Nädal aega järjest lihtsalt rääkisime sama presentatsiooni, mingi 4 kooli päevas või palju see oli. See oli epic ja mäletan, see on tuuris oli alati see, et need esimene päev oli see presentatsioon oli veits siuke unfinished ja siuke lihvimata ja siis reedeks oli see, et sa teadsid peast absoluutselt kõike, sa teadsid isegi, kus nad hingavad. Et ma mäletan seda, et me veel tegime nalja, et me peaks ära vahetama, et et mina räägin, ma tegin Aile Arroga seda koos, mõtlesin mingi, peaks ära vahetama, et mina räägin, et ma käisin Saksamaal enam-vähem. Aga pildid ei oleks matchinud. Meil oli ka asja teema, sest et me ööbisime vahepeal mingite üfu perede juures ja siis keegi küsis, et rääkige oma perest või oma aastast ja siis me olime mingi me räägime üksteise omadest ja siis lihtsalt rääkisime, mida teine inimene päev otsa nädal aega sulle rääkinud su kõrval. See oli lahe ja meil oli, see oli mega äge kogemus, et ma tegin tuuri, ma olen olnud Elol, ma olen olnud Jool, ma olen olnud Aasal, ma arvan, absoluutselt igas üfu ürituses igal pool on olnud vabatahtlik, vähemalt korra. Ehk siis sisse tulevatele välismaa õpilastele teinud seminari, eestlastele, kes lähevad välismaale, teinud ettevalmistavaid seminare, kui eestlased tulevad tagasi, oled teinud tagasituleku seminare ja nii edasi. Ja ka vabatahtlikele workshopide asju. Vau. Siis sa küll nagu oled läbi ja lõhki üfuga olnud seotud. Nii on. Nii äge. Kui sa ütlesid, et see Norra oli lihtsalt 10 või 100 vaata kumba sa kasutasid, aga sa olid Eestis, sa olid üfus, tundub, et 10 võimalust 10 kasutasid ära ja siis sa ikkagi läksid Norrasse tagasi, et kuidas sa sinna jõudsid ja mis seal seekord sarnast või teistsugust oli, kas oli üldse? Minu jaoks, nagu ma ütlesin, ma tulin vahetsaastalt tagasi, mind rebiti nagu välja, pandi kuskile, kus ma ei tahtnud olla ja sellise alles areneva aju jaoks oligi täpselt see, et järelikult Norra on hea. Ma olen nüüd 31, Norra on hea. Et selles suhtes ma teadsin, et ma tahan tagasi minna. Ma väga tahtsin ülikooli minna, et see oli minu plaan, et ma lähen teen bakalaureuse vähemalt Norras ja siis vaatan edasi. Et ma mäletan, kui me jällegi vahetsaastal me kõndisime Trondheimis, see oli üks hästi ilus punane sild, kõndisime üle selle Gamle Vibru ja siis sealt on näha NTNÜ, Trondheimi ülikool, peamaja. Mäletan väga hästi üks nendest vabatahtlikest oli mingi, et see on see ülikool ja see näeb veits välja nagu Hogwarts. Veits reaalselt väga-väga vähe, et seal on lihtsalt selline vanaaegne maja, 2 väikest torni ja siis mul oli see mõte, et tahaks sinna ülikooli minna. Ja nüüd ma olen lõpetanud selle ülikooli, et järjekordne selline mingi teenage dream tehtud. Et selles suhtes, et ma teadsin, et ma tahan Norra tagasi minna. Kui see võimalus mul tekkis, siis tegelikult see oli niimoodi, et ma läksin Norra lapsehoidjaks, ma läksin au pairiks ühe Norra pere juurde, kus ema oli tegelikult Venemaalt pärit, norra keelt rääkis niimoodi so and so, isa oli norrakas, aga nagu tahan nüüd üldistada, aga nagu tavaline tüüpiline selline Skandinaavia mees tuli õhtul oma töölt koju ja ta väga ei viitsinud rääkida. Ja siis nad otsisid tegelikult norrakeelset au pairi, aga nad teadsid, et see on hästi raske ja siis nad lihtsalt leidsid minu. Ja see oli tore, sest nad väga tahtsid, et nende see 2-aastane laps õpiks norra keelt. Ehk siis mina olin siis see norra keele õpetaja sellele 2-aastasele lapsele, ehk siis ma rääkisin talle hommikust õhtuni ma lihtsalt rääkisin taga norra keeles. Ja see oli nii tore, ma olin seal nende juures vist 8 kuud või midagi. Ja ma tegelikult sain aru, et ta nii hästi sai aru lõpuks norra keelest, et see oli hästi tore. Oli äge. Algus oligi plaan siis 8 kuuks minna, aga minu peas küpses kohe see, et kui ma juba siin riigis olen, siis enam ma siit ei lahku. Ja siis oligi, uurisin nagu ülikooli võimalusi, tuli välja, et ma peaks selleks tegema norra keele eksami, vähemalt B2 taseme. Ja siis ma õppisingi norra keelt, ma valmistusin selleks eksamiks, tegin eksami ja siis läksingi ülikooli. Selleks läks põhimõtteliselt aasta, läks põhimõtteliselt hiljem. Et 2016 äkki ma kolisin Norra ja siis 2017 ma läksin ülikooli, et läksin lihtsalt tööle Norras. Töötasin ühes vegan kohvikus. Väga sobiv. Väga sobiv.
aga kuidas sa sinna Aafrikasse siis jõudsid ühel hetkel? Kas see oli kuidagi tulnud Eestisse tagasi siis või ikkagi Norrast jõudsid sinna, kuigi sa ütlesid, et sa ei taha Norrast ära minna? See oli Norrast jah, et see oli bakalaureuse ajal. Ma õppisin inglise keelt ja kirjandust. Põhimõtteliselt mina keskendusin inglise lingvistikale, keeleteadusele. Ja Norra ülikool on vähemalt NTNÜ ja vähemalt humanitaarid. Nad väga tahavad, et sa läheksid välismaale, vähemalt semestriks. Minu bakalaureus oligi üles ehitatud niimoodi, et 2 aastat sa teed seda, et oma nii-öelda kraad kätte saada, päris neid õppekava järgi aineid ja siis 1 aasta on sul vaba ained, mis on siis see, et sa kas võtad siis NTNÜ-st mingid vaba aineid, ükskõik millisest nagu faculty'st või siis, mida nad siis soosivad, on see, et mine ja õpi välismaal. Okay. Ja mina olin kohe mingi, super, kindlasti lähen. Jällegi, Ghana ei olnud minu esimene valik. Okay. Ma tahtsin tegelikult minna Nepaali. Okay. Nepaali ülikool, kuhu ma siis kandideerisin, võttis mind vastu, nad väga tahtsid mind, aga kuna neil on selline huvitav ülikooli nagu suund või mis iganes, nagu budistlikud õpingud. Okay. Jällegi, ma olen budist, nii et ma tahtsin seda minna õppima. Seal faculty's ei olnud mitte kunagi mitte ükski vahetuse üliõpilane käinud, mis tähendab, et mina oleks pidanud siis nagu koordineerima seda lepingut allkirjastamist 2 ülikooli vahel ja kõike seda ja ma mõtlesin, ma ei viitsi sellega tegeleda. Läheks kuskile, kus seekord kindlasti, mis on kaugel, sest mul oli võimalus ja läheks kuskile, kus on nagu lihtsam. Mul oli Norras üks sõber, kes oli just tulnud tagasi Ghanast, ta oli semestri Ghanas ja ta rääkis, kui äge see oli ja ma lihtsalt kuulasin seda ja mõtlesin, soul. Et teeme ära. Kandideerisin, helistasin vanematele Norrast mingi, hei, ma lähen semestrit Ghanasse. Mida? Oota, mida? Jälle mingi täiesti lambist tuleb lihtsalt. Täpselt, et see on võib-olla minu elumoto, et nagu uitmõtted, just do it. Nagu. Et selles suhtes, siis ma läksin Ghanasse ja mul oli tegelikult enne minekut juba küpsis süke, et mingi, et kas semester on ikka piisav, võib-olla teeks kauemaks. Ma olin 4 päeva Ghanas olnud, kui ma sinna kontorisse läksin, ütlesin, et tere, ma tahan siia aastaks jääda. 4 päeva, okei. Ehk siis ma läksin jaanuaris ja tulin detsembris tagasi. Et ma olin ka kogu siis nii-öelda suvevaheaja, kui ülikool tegelikult pausil oli, olin ka Ghanas ja nautisin elu. Kuidas elu Ghanas üldse välja näeb, eriti võrreldes Norraga heaolu ühiskond, kõik hoolitsevad selle eest, nagu sa ütlesid, et kehvemini minejatel ühiskonnas on kuidagi sinuga seotud, ikka tajuvad seda kõike. Mis Ghanas üldse toimub? Ghana on wild. Okay. Aga 100% nagu see on tõesti nagu öö ja päev Norraga ilmselgelt võrreldes, aga jällegi mina tundsin ennast seal nii koduselt, ma tundsin, et mind võeti seal vastu. Ghana inimesed on maailma kõige sõbralikumad inimesed. Kui sul on probleem, sa küsid suvaliselt inimesed tänavalt ja sa saad abi. Et selles suhtes nad on lihtsalt inimesed, kes tahavad nagu nautida elu. Minu jaoks väga raske oli see, et nad ei ole üldse punktuaalsed inimesed. Ghanas on see ajavöönd on GMT, nad kutsuvad seda Ghana Man Time. No selge, hoopis teine. Ehk siis kui sa ütled sõpradele, et jaa, saame kell 7 kokku, siis no mingi 9 ajal. Kuidas sa üldse midagi saad seal korraldada siis? Välja arvatud ongi ülikooli loengud ja sellised väga mingid kindlad korraldatud üritused, et me käisime ka kuulamas Ghana siis rahvusorkestrit, see algas õigel ajal. Ja see oli üliäge kogemus, sest esimene pool kontserdist nad mängisid sellist Euroopa klassikalist muusikat, on ju mingit Mozartit ja värki ja olid nagu mingi mustvalgelt riides minu arust ja hästi viisakad, siis tuli vahepaus. Nad käisid vahetasid riided ära, nad panid omale värvilised nagu selle Ankara nagu riidest tehtud mingid nagu uniformi selga ja siis nad mängisid nagu klassikalist muusikat, aga nagu make it African. Ehk siis seal olid nagu rohkem trumme, seal oli rohkem vibe'i
ja inimesed kontserdisaalis tõusid püsti, hakkasid tantsima. Issand, kui äge. Et me istusime teiste nagu vahetusüliõpilastega, mõtlesime, et appi kui äge ja ma ütlen ausalt, et see ongi see, mida Ghana suudab. Võtab kõik, mis on nagu toodud või nagu peale surutud, kogu see nagu koloonia teema ja siis ta lihtsalt teeb selle omaks. Nad on teinud seda keelega ilmselgelt, muusikaga, ülikooliga ma ütleks samamoodi, et see ülikooli, see on ikkagi nagu väga selline UK stiilis ülikool, aga siis nad nagu viskavad veits sükest African vibe'i sinna sisse, et Ghana on imeline ja kui Aafrikasse reisida, siis ma väga soovitan Ghanasse minna. Nii äge, ma tahaks täiega minna. Ma olen ainult seal Lõuna-Aafrika riikides käinud ja juba need olid siuke, et okei, nii äge, tahaks näha, mis siin veel toimub. Ja see ei olnud õppides, vaid lihtsalt tuuritades. See Lääne-Aafrika, see on mulle väga südamelähedane. Jällegi, ma olin seal aasta, ma elasin sinna väga sisse. Ma elasin tegelikult ka põhimõtteliselt kohaliku pere juures. Oma tollaegse siis elukaaslase õe ja tema boyfriendiga koos. Okei, päris hea kombo. Ja, et see oli hästi lahe suvel, kui mu siis eksi ema ja õde ja kogu ta perekond, kes muidu ei ela enam Ghanas, tulid koju, siis meil oli terve maja oli rahvast ja lapsi täis. Meil oli köögis siis nagu söögitädi, et sul tavaliselt on see housemaid või nagu house lady. Ma kutsusin ta lihtsalt kitchen lady'ks, ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis ta nimi oli. Ja mul oli temaga väga lahedad vestlused sellest, et mingid Ghana toitudest, et ma istusin väga tihti köögis, sest teised olid nagu oma perega, rääkisid oma keeles, tahtsid oma asju teha, et mina siis istusin, rääkisin köögis selle tädiga juttu. Väga palju nagu Ghana mingid toitudest, ta õpetas mulle väga palju neid retsepte, kuidas neid teha. Mina oma peas mõtlesin, kuidas neid veganiseerida, aga see oli väga lahe ja siis mu eksi õde õpetas mulle samamoodi mega palju, kuidas Ghana toite teha ja nagu kõike. Käisin tema kogu aeg turul, õppisin. Selles mõttes, et ma elasin nagu nii sinna kultuuri tegelikult sisse, et ma aasta lõpus ma nii hästi mäletan, kuidas ma vaidlesin turul mingi 3 siidi üles, ma tahtsin mingit kaelaketti osta ja siis see müüja oli mingi ala mingi 30, ma olin mingi vabandus, see on 10 väärt. Et see mõttes siis mingi, kuna ma õppisin ära ka Ghana veits selle pidgin Englishi, siis kohe, kui ma sellele välja nagu sisse lülitan, siis kohalike jaoks näha valget inimest, kes seda räägib, isegi mingil määral on juba see, et appi, kes sa oled, mis sa siin teed? Mis sul viga on enam? Wow. See pidgin English tähendabki, et see on nagu inglise justkui dialekt, mis on seal kohalikud, mida räägivad, on ju? Jah, see on siuke, võtad inglise keele ja siis viskad veits African vibe peale. Aga kas sa nüüd suudad rääkida puhast inglise keelt ka või tuleb automaatselt see siuke Ghana inglise keel? Ei, ma ikka räägin puhast inglise keelt. Aga selles suhtes, et see Ghana pidgin ja need mingid sõnad ja see intonatsioon ja rõhk, see tuleb tegelikult ainult välja siis, kui ma enamasti räägin aafriklastega. Et see on ka põhjus, miks näiteks, kui ma Boltis tööl olin, siis Bolti suvepäevadel mina hängisin alati aafriklastega koos, sest nagu see on nii tore, see on nagu see vibe, need on minu inimesed, et mulle see alati on nagu meeldinud ja hästi südamelähedane. No nende 2 kogemuse baasil mul on tunne, et sa oled nagu super sulanduja. Ja. Kuidas siis jälle oli... Nüüd sa oled jälle Eestis, kas Eesti oli jälle siuke nulliminek või sa mõtlesid, et sulandume nüüd Eestisse? See oli veits nulliminek. Esiteks ma tulin Eestisse tagasi oma arust 6-8, kuni see COVID lõpeb, on ju. Märtsis saab 6 aastat. Et see ei olnud nagu otseselt vaba valik. Ma ei tunne, et ma peaksin Eestis elama, aga samas on nagu hästi raske minna välismaale, väga lihtne minna välismaale õppima ja sinna jääda. Väga raske on nagu leida välismaale töö. Ja eriti praegu, et see tööturg igal pool maailmas on suhteliselt raske. Et ma olen otsinud tegelikult Norra tööd, aga lihtsalt hetkel põhimõtteliselt nagu väga ei ole, et see on lihtsalt raske. Aga kuidas oleks näiteks Ghanas välismaalisel tööd leida? Kas seal on üldse mingi šansse või kas see palgatase on nagu kuidagi mingi elatav sellega? Ikka jah, selles mõttes, et nagu Ghanas ma arvan
seal on hästi palju tegelikult mingeid USA firmasid või Euroopa firmasid, mingid UK ala selliseid non-profit organisatsioone, mis maksavad väga hästi nii kohalikule kui välismaalasele, et tegelikult võimalusi on, aga ma ütlen ausalt, et nagu Ghanas või sellises nagu riigis päriselt elada, ma arvan, et ma ei suudaks, et see ei ole nagu, see ei ole asi, mida ma nagu pikalt tahaks, et aasta-2 on okei, aga päriselt nagu elada, et ma olen ikkagi nagu, ma olen lumelaudanud, ma tahan lund, mulle meeldib lumi, talv, et Ghanas oli samamoodi see on nii ekvaatori lähedal, et seal on tegelikult ju läbi aasta on põhimõtteliselt 30 midagi kraadi või natuke alla 30, natuke üle. Et see võttis aega, et ära harjuda, ma harjusin, mäletan seda hetke, kui 24 kraadi vihma sadas, ma istusin toas, mul oli pikavarrukaga särk, bomber jacket ja ma istusin teki all ja värisesin, mõtlesin, appi kui külm on. 24 kraadi sooja, okei. Nojah, harjub ikka ümber kõigega. Harjub. Okei. Kui ma nüüd üfu lainele tagasi korraks põikan, siis kui täna tuleks sinu juurde keegi, kes ütleb, et Kista, mina olen minemas vahetusaastale ja tahaks ka süke 100 aastat. Mida selleks teha? Mis su nõuanded on? Ma ei ole mingi Nike sports person või üldse mingi spokesperson, aga just do it. Et nagu tegelikult väga paljud asjad siin elus on täpselt nii head, kui heaks sa need teed. Pead teadma, mida sa tahad. Sa ei tea, mida sa tahad, siis lihtsalt tunned su järgi, mida sa tunned, et tahaksid. Kui on mingi asi, mis ei meeldi, ei sobi, siis speak up, ütle ei, ma tahan seda muuta ja tee seda. Et selles suhtes ma arvan, et see vahetusaastale minek, palun minge kõik vahetusaastale. See arendab nii palju, sa õpid enda kohta nii palju, sa õpid teise riigi kohta, teiste inimeste kohta, kõige kohta. Ja minu arust see suurem süntees tegelikult, et mis sa sellest aastast saad või mis sa nagu õpid, tuleb pärast seda aastat. Tavaliselt see esimene aasta tagasi on siuke siin-seal igal pool ja siis sa nagu saad aru tegelikult, kui palju sa oled muutunud, mida sa oled õppinud ja et selles suhtes on siuke väga tormiline aeg ja väga nagu nauditav aeg. Selles suhtes ma 10 käega, 10 sõrmega. 10 käega. Ta on teiste käed ka, palun ja väga soovitan minna. Et kuhu iganes süda kutsub, et kui süda suvaliselt kutsub Norra, palun, kui kutsub Lätti, palun. Või Ghaanasse. Või Ghaanasse ja palun, väga äge, selles suhtes, et kindlasti soovitan. Üliäge. Ja kui mingil müstilisel põhjusel sa saaksid täna uuesti minna vahetusaastale, mis riiki sa täna läheksid? Ma läheks Senegali. Okei, väga spetsiifiline, kiire, miks just Senegal? Ma eeldan, et ma olen juba olnud Norras ja Ghanas. Senegal on hetkel minu top list, sellest, kuhu nagu reisida järgmisena. Sinna minema eelmisel aastal ei läinud, aga esiteks prantsuse keel, ma väga tahaks päriselt prantsuse keelt rääkida. See võib olla ka Senegali see pidgin French, täiesti okei. Senegal on mega äge, Lääne-Aafrika on mulle väga südamelähedane. Senegalist on jollof rice pärit, ma ei tea, kui mõni aafriklane seda kuuleb. Mis see jollof rice, see on see toit või? Jaa, see on põhimõtteliselt riis, mis on keedetud nagu spice'is tomatikastmes. Ghanal ja Nigeerial on oma selline väike sõda nii-öelda sellega, et kummal parem on ja tavaliselt on see, et kui sa tagataskust võtad selle kaardi, et aga Senegalis on kõige parem, siis kõik on nõus. Selles suhtes keegi ei tea täpselt, kus see pärit on, aga pigem ilmselt Senegalist, et ma väga, väga tahaks sellist päris seda lääne rannikut ka, et Senegal ilmselt oleks riik, kuhu ma tahaks minna. Üliäge, võt seda vastust ma ei ole siin kuulnud, nii et üliäge. Okei, ülipõnev oli kuulda sinu Norra elust, sinu tagasitulekust ja üfu vabatahtlikust ajast, sinu Aafrika tegemistest ja sellest, kuidas sa praegu kõiges või oled kõiki neid peale sisse sulandumusi, kuidas sa navigeerinud oled kõiges selles tagasitulekutes.
kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid lisada, enne kui me kuulajatele head aega ütleme või mingi noot, millal sooviksid lõpetada? Või teema, mida me ei puudutanud? Vist otseselt ei ole, et selles suhtes üfunäge. Kui mingil põhjusel keegi ei saa või ei soovi ja tunneb, et see vahetusaasta ei ole tema teema, siis palun olge vahetuspered. Tooge maailma oma koju, sest vahetuspere olemine samamoodi nii äge kogemus, et see eesti keele õpetamine või vaatamine, kuidas keegi eesti keelt õpib ja siis need väiksed vead ja siis need toredad slängisõnad ja kõik, et see on üliäge. Et selles suhtes, et ma väga soovitan ka seda poolt üfust. Väga head lõpusõnad, kiidan täiega heaks. Olgu, aitäh sulle, et sa olid minu külaline siin täna, aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Soovitan soojalt siin podcasti äpis, kus sa seda saadet kuulad, natuke üles-alla sirvida ja valida ka mõni järgmine saade endale kuulamiseks ja seal on kindlasti kuskil play-nuppi lähedal ka jagamisnupp, nii et jaga seda saadet kellegagi, mõne sõbraga, kes sa arvad, et võiks ka seda kuulata. Ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau!